et jah, ei tea, millegi pärast viskas video välja, et aga ühesõnaga jah, et eile panin veel kolmanda päeva lõpus panin veel, kolmanda challenge'i lõpus panin veel Challengeri turniirile mingi, et üks hakkas jubedalt võrku laksima ja panin teisele, et saab 11 geimi, et seal oligi see, et see, kes võrku lahmis, võrku ja üle ja noh, enam ei olnud võrku, et siis ta oli nagu, seal juba kaks või ühe murde oli teinud juba, jah, oli juba seal esimeses, aga lõpuks sai nii kuivalt nulliga, et see läks nagu hästi, et noh, panin ka 5, et noh, ei ole nüüd päris jah, kogu aeg niimoodi nüüd ma ei ole teinud, et rohkem nagu jälgin nagu seda asja, et noh, mis võib-olla ei ole nüüd nii hea, et muidugi oleks parem, kui saaks selle 1,25-ga, aga ei raatsi nagu kuidagi panna, et täna panin ka, eile paningi selle 5 korda selle 5-ga ja mis seal oli, on ju, see koefitsient, et siis sain €50 teenisin ja noh, et ei julgenud nagu kõike seda sisse panna, et noh, nüüd lähevadki juba, et näed, siin oli noh, nagu panid, on ju, kõik sisse, on ju, aga juba noh, siin juba ei julgenud juba noh, juba on nagu mida kaotada, selles mõttes on noh, vaeva on ju nähtud juba, et see 15 eurot on teenitud, vaeva on nähtud ja ei taha seda nagu kaotada. No ega seda 10, mis alguses oli, seda ka ei taha kaotada, aga nüüd tuleb see 10 ka sinna otsa, on ju. et lähevad need panused nagu järjest veel suuremaks. Et nüüd ma panin ka see tegelikult praegu, mis tuleks, ma panin nagu 5 eurot panin siis, et ei pannud seda 25, mis mul on nüüd challenge'iga teenitud, vaid panin 5 ja panin siukse noh, ulme kombo, panin 3 kombo, panin, et seal on üks Pavlyuchenkovaga mängib Maia, mingi Maia oli, et see on ka päris vahvalt paneb ja siuke aktiivne, aga noh, eks tal on võib-olla seda kogemust jälle vähe, aga noh, Pavlyuchenkova jälle on noh, ka siuke juba vanem ja võib-olla ei liigu nii hästi ja et siis panin nagu noh, et siuksed kahetised asjad nagu, et ühtepidi nagu võiks, teisipidi jälle noh, teine võib jälle kogemusega võtta ja siis paningi, et noh, et ei taha seda kõike nagu sinna peale panna, et näed, et siis paningi nagu, et see Linda Noskova ja Maia Tšont ja Anastasia Pavlyuchenkova, et panin, et see Maia Tšont nagu noh, võiks siis nagu 11,5 geimi kätte saada, aga noh, ei julge sinna ka kogu seda 25 eurot nüüd panna, et noh, mõlemad on nagu suht võrdsed ja et võib-olla see Pavlyuchenkova teeb seal ära, on ju. Ja siis panin, et Jessica Pegula saab ka enda, see on suht kindel Linda Noskova vastu, kuigi ta on kaotanud talle ja see Noskova, et tegelikult see on minu arust üks kindlamaid, et Noskova on siuke kahe geimi tegelane on Noskova, et ta on et kui ta võidab, siis ta võidab 2-ga. Ja noh, siin ta ilmselgelt nüüd ei tule nagu kindlasti 2-ga nagu võitma ta ei tule, et ta on siin võitnud küll siin Donna Vekitsit ja Tomljanovitsi, noh, Tomljanovits on ka 80 tegelikult, noh, Pegula on praegu ju 3. Et see Pegula on ka head mängu teinud ja siin 7. võitnud ja kõik, kes seal on, et
et see on suht kindel, et see Noskova ei tule seal 2-0 täna tegema. et noh, tegelikult sinna oleks võinud nagu panna isegi. Oleks võinud isegi panna selle 25 ära, et aga ongi nagu see, siin arvutis saab ka vist kalkulaat, mul on see Unibet lahti ja et siis ma paningi nagu 3 kombo, et Jessica Pegula, Maia Joint ja Hugo Humbert. Et Humbert võtab ka selle Jenson Brooksby vastu, võtab nagu enda 12 geimi ära, et pani kõik, et nad saavad 12 geimi kätte, et ja siis panin 5 eurot sinna peale. Et siis ma mõtlengi, et kui ma oleks pannud näiteks ainult Pegula peale, seal oleks mingi 1,25 olnud see, et kas ma siis oleksin selle summa, ma tahan nagu arvutada, et nagu seda teha ikkagi matemaatikat, et teha ikkagi matemaatikat, et siuke tore A5 kaustik on, et noh, siuke väga, väga tore, et oli vaja ühte kohta, üks kursus oli, või noh, siuke selline seminar oli, siis mul oli vaja nagu, et sellega on nagu hea, et näed, et sa saad teda nagu niimoodi igatipidi nagu väänata. Et sellega on hea, maksis natuke rohkem, vist 1,60 oli. Ja ta on siuke A5 ka. Et siuke mõnus. Et oli muidugi see tavaline vihik oli ka, see oli nagu odavam on ju, ka siuke matavihik oli. Algul mõtlesin, et võtan selle, siis mõtlesin, et võtan selle, et noh, see on nagu hea siuke, et saad selle igatipidi on ju, lähed kuskile, paned niimoodi, saad hakata kirjutama on ju, ja siit saab ka lehti välja tõmmata nagu normaalselt. Et sellega on nagu hea. Et natukene kallim oli, aga noh, tuleb siin ka nagu kasuks see, et ja siis mõtlesingi selle nagu arvutuse ära teha, et kui nüüd 25 korrutada 1,25 on ju, või siis see 5, mis mul oli, korrutasin siis selle kolmikpanusega 2,3 oli mul see kolmik. Et palju see siis nagu tuleb, et vahe, et noh, et kuna need nagu praegult on nagu suht võrdsed nagu need asjad kõik on ju, et noh, et siis ei julge nagu panna nagu sellist suurt sinna, et noh, et pea eesmärki täita ikkagi, et selles challenge'is püsida. Et siis noh, kui see summa tuleb nagu sama on ju, noh, ma 4. päeva challenge'i täidan ära, et siis on ju korras kõik. Et mis see mulle siis annaks, kui ma paneks selle jäigalt selle 25, tõmbaks sinna 1,25 koefitsiendi peale ja siis kirjutame tabelisse 0 on ju. Et nii tasavägine on ju. Et nad mõlemad on ju sinna teisi ringi saanud ja noh, et mõlemad on kõvad on ju ja ongi, teeb teine seal 2-0 ära ja ei saagi enda geime kätte, et siis sellel ju ka mõtet ei ole, et eesmärk on ikkagi siin challenge'is püsida, et kui ma nüüd selle kolmikuga noh, sest nagunii ma ju selliseid otsuseid teen, et parem on siis saada nagu väiksematega kõrvetada, kui et ma nüüd kõik panen sisse ja läheb on ju. Ja läheb ära kõik, et aga noh, selle kolmiku võiks ju panna, et ma selliseid otsuseid nagunii teen, et Hugo Humbert selle Brooksby vastu, noh, ma nagunii teeks siukse otsuse, et ta võidab selle, noh, saab game'id kätte ja Jessica Pegula ka
Noskovalt saab 12 geimi ja Maia Joint sellelt Pavlyuchenkovalt. No see on nagu kõige vähem tõenäolisem, aga noh, ma ikkagi arvan, et ta saab ikka kätte, et ta on nagu päris tugev olnud, et see Maia Joint ja mängus püsinud ja et aga ma noh, et see on küll kolmik, on ju, aga ma ikkagi oleks nagu siukse otsuse nagu teeks ka üksikult siukse otsuse, on ju, et see võib üksikult mul ette tulla kuskilt, on ju. Et ja siis ma tahangi arvutada, et kas siis nagu palju see nagu vahe siis on, et kas ma pean siis täna veel nagu midagi, täna nagu eriti neid mänge ei ole rohkem väga. Vaatan, kas siin on kuskil kalkulaator ka, et ma muidu olen sellega telefoniga teinud. Nii, 25 korda 1,25. Nii, selline arvuti on siin. Oleks 31,25 see summa. 31,25. Nii, 31,25. Nüüd 5 korda 2,3. Noh, ma panen peast, et on 11,5, aga kontrollime üle. 5 korda 2,3 ongi 11,5. Nii, 11,5. Nii, ja nüüd kui ma siis ütleme, see on see 11,5 on ju, noh, mis ma saaks, mis nüüd tuleb, on ju. Ja praegult ma võtsin siit 5 võtsin maha, on ju. Näed, siis on 20, liidame 11,5 ja täpselt 31,5. Noh, et põhimõtteliselt, noh, näed, sama. Et põhimõtteliselt on sama, aga tulemus on see, et kui ma nüüd oleks selle 25-ga pannud sinna kõik peale, näiteks oleks Pegula peale pannud ja Pegula oleks seal saanud 5, 6-7-gi kas või tappa, on ju. Või noh, 6-7 siis oleks veel, noh, aga see on nagu, oleks näiteks 6-7 ja 5-7 saanud tappa, on ju. See oleks jokk olnud, on ju. Oleks seal saanud peksa ja oleks seal võib-olla hullult pannud ja teinud, on ju. Ja oleks mul kõik see 25 ära läinud ja 4. challenge'i päev nagu läbi, on ju. Aga kui ma nüüd selle 5-ga, on ju, mis on ka ju põhimõtteliselt samad otsused, on ju. Et kui ma nüüd sellega nagu, et noh, eesmärk on nagu challenge'is püsida, on ju. Et näed, selle 5 panusega ma ikkagi challenge'is püsin. Et ja kui see 5. panus nüüd luhta läheb, siis mul oleks veel ikkagi võimalus challenge'is püsida täna. Et selle valikuga ma teenisin nagu endale lihtsalt lisavõimalusi nagu. Lisavõimalusi. Et aga jah, siin need mängud millalgi hakkavad, aga läheb aega, et seal lõuna ajal hakkasid mingid mängud või? Ma vaatan. Kell 5, kell 2 hakkab esimene. On see Maia Joint ja Anastasia Pavlyuchenkova. Et siis lähevad ka päris õhtuni välja, et arvatavasti seal kell 7 hakkavad. Muidu kirjas on kell 5, aga noh, nad lükkuvad edasi alati, et seal võib-olla kell 4 siis hakkab esimene mäng, et kirjas on küll kell 2, aga no võib-olla hakkab ka kell 2, et täna on see, noh, kuigi seal on need topelt või need paarismängud on ka seal käivad, et siis ei oska öelda nagu, et võib-olla see paarismängud hoiavad ka väljakut kinni, et aga ühesõnaga 4. challenge'i päev on läinud lahti ja siis tegutseme.